Veego.ee portaal on uus eestimaine tegija autode müügikuulutuste edastamisel. Portaali missioon pole ainult kuulutuste vahendamine. Portaal ongi just sellepärast ellu kutsutud, et kuulutushinnad läksid üle mõistuse kalliks. Et meie eesmärk ongi just inimestel pakkuda siis taskukohaseid võimalusi, et oma auto edukalt müüdud saada. Te müüte igasugust kõiklaadset tehnikat? Jaa, meie portaalis saab kuulutada sõiduautosid, mootorrattaid, kaubikuid, busse, paate, kõik saab meie portaali peal kuulutada. No, me oleme siin täna ühes väga eksklusiivses autosalongis Tallinnas. Kas sellised, kas selliseid sportautosid ja selliseid võimsaid iludusi on võimalik Veego portaalist leida? Jaa, ikka muidugi. Et meil on päris hea valik on siis autosid, mille hinnad on 100 000, 200 000, 300 000 ja pluss. Et kõik need, mis siis täna on leitavad ka meie portaalist just üles. Veego ei ole mitte ainult lihtsalt keskkond, kus on võimalik autosid müüa ja osta. Te olete võtnud ette laiemalt ka enda tutvustamise ja võtnud laiemalt ette ka selle, et te tahate rohkem kogukonnale tagasi anda ehk Eesti inimestele. Läbi mille? Üks viis, kuidas me siis tagasi anname, on toetame Eesti noorsportlasi. Just autosportlasi hetkel oleme hästi tugevalt siis toetanud driftimaastikul noori ja vanemaid sõitjaid kui ka rallis ja samamoodi ürituste korraldamisel, et näiteks Cars & Coffee ja siin Radikal ja mis siin veel olid suvel, et neid toetasime ka siis nii-öelda väikse omapoolse sponsorlusega, et saaks need autokultuuri siis Eestis natukene arendada. Eestimeelne, eestikeelne ja Eestis loodud portaal. Ja just, et kõik on nii-öelda Eesti poolt tehtud meil. Kuna teada on, et siis hetkel nii-öelda suur tegija tegelikult ei kuulu ammu enam Eestile. Nende kuulutuse hinnad on siis väga kalliks läinud ja just ongi keegi peab siis nii-öelda vastu hakkama sellele ja siis Eesti inimesele taskukohaseks tegema kuulutamise. Nüüd aga uudistest. Kõigepealt on portaalil üks uus koostööpartner. Just tagasi siis saime nii-öelda koostööpartneriks Mobire. Mobire on Eesti ettevõte, kes siis on nii-öelda täisteenusrendil on ikkagist juhtivaks ja eeskuju näitavaks ettevõtteks. Ja nüüd tuleval nädalal siis loodetavasti, kui kõik ilusti ja hästi lähevad, siis on ka kõik Mobire sõidukid leitavad meie portaali pealt. Nii et kui ma sealt leian sõiduki, mis on Mobire poolt sinna teie portaali üles tulnud, siis on võimalik leida endale finantseering selle kaudu ja kõik muud teenused, mis vaja on. Ja just jah, et ongi, kuna Mobire ikkagist on täisteenust pakkuv ettevõte, siis tänu neile saab iga sõiduki põhimõtteliselt valida meie kodulehelt, saab sellist täisteenusrenti võtta, kui kas kõik sõidukid, mis enda poolt on pargist leiktavad. Auto soetamisel on ikka tihtilugu vaja ka korralikku finantseerimistuge. On teil ka kindlalt mingid koostööpartnerid, kellega koos te seda saate teha? Jaa, et juba sellest hetkest, kui me siis nii-öelda alustasime, et täiesti algusest pani nii-öelda toeks oma õla meile siis Holmbank, et Holmbank pakub siis nii autolaenu kui ka nüüd siis tulime just uue teenusega välja autoliisingiks, muidugi neil oli varasemalt olemas, aga nüüd jõudis ka meie siis lehele autoliising, et kõik need asjad on ka võimalik saada. Nüüd aga veel midagi, mis tähendab ühte suurt loosi. Lähed meie Veego.ee lehele, lisad autokuulutuse või siis ükskõik mis muu sõiduki kuulutuse, ehk siis iga kuulutus tegelikult annab just kui ühe siis hääle loosis osalemiseks või siis nii-öelda loosipileti. Et mida rohkem panna siis ükskõik mis sõiduki kuulutus üles, seda rohkem hääli sul on, et loosis võita. Ja kui ma panen 5 tükki üles, siis mul on 5 piletit. Just täpselt jah, et kui paned 5 tükki üles, on 5 piletit, paned 10 tükki üles, on 10 piletit. Ja kui kaua see loos kestab? See loos kestab nüüd niimoodi, et hakkas nüüd 17. november ja nüüd kestab siis 17. jaanuari, et peaks olema siis, kui me siis loosime siis auto siis õnnelikult uuele omanikule. Aga nüüd kõige tähtsam, mis auto see on siis? Jaa, et tegime oma siis nii-öelda sotsiaalmeediakanalites siis küsitluse, et millist autot siis tegelikult soovitakse. Andsime seal paar valikut ja võitjaks osutus just siis E46 talve driftikas. Ehk siis see oli see, mida inimesed tundsid, et kõige rohkem tahaksid saada. Huvitav küll, aga see auto, me ei saa seda päris näidata, see pole veel valmis. Te teete sinna veel teatud lisad juurde ja annate sellele sellise atraktiivse välimuse. Ja just täpselt, et kõik tegelikult meie seda üles ehitamist on võimalik vaadata YouTube'is Veego.ee siis nii-öelda YouTube'i kanalilt. Tegemist on sellise talvedrifti autoga. Kui võidab ikkagi inimene, kes võib-olla, ütleme, pole päris kodus sellega ja ka tahaks proovida, on siin ka ikkagi mingi võimalik.
Selle peale mõtlesime ka ja Eesti nii-öelda driftimaastikul ikkagist Euroopas karjääri tegev sõitja Oliver Randalu siis tuleb ja paneb ka enda poolt siis nii-öelda õla alla sellele, et tuleb siis mõned tunnid siis õpetab ja koolitab siis uut inimest, kes selle auto võidab, et ei peaks nagu täiesti nii-öelda pimedasse hüppama, et kui pole varem drifti sõitnud. Kui huvi võita, tuleb lihtsalt kuulutus aktiviseerida, aga portaalist leiab kindlasti ka veel erinevat põnevat lugemist autouudistest ja üritustest.